Tšau, peaaegu unustasin videot alustada, juba hakkasin tööle siin kõvasti. Plaan on siis roolilatiga edasi minna. Tuli ta uuesti siit vahelt välja. Prooviks siis ära teha need ülemised kinnitused, et ta siit sillatala külge ülevalt kinni ära saaks. Ja siis vaatame edasi. Ühesõnaga selle jaoks ma juba lõikasin välja väiksed kinnitused, mis lähevad siia ja siia. Ja need siis lähevad ilmselt natuke kitsamaks lõigata, siis siia sillatala külge tuleb nad kinni säristada. Siis räägime edasi. Juba tean, et siin on paar probleemi veel, mis tekib, aga räägime siis, kui sinna jõuan. Sai siis need ülemised siia kinni täpitud, punktidega kinni. Rooli otsad lõiksin samuti lühemaks ja tulemus on siis siuke, et need rooli vardad siis, mis ma lühemaks lõiksin, ikka liiga pikad. Rattad on jooksevad kokku nii-öelda. Ehk siis enam lühemaks teha ei saa, aga ikkagi on nagu kokku jooks. Et see tähendab seda, et tuleb võtta need vardad mõlemal pool lühemad. Aga järgmine asi, mis on põhimõtteliselt rool jookseb lõpuni välja enne kui roolilatt jookseb lõpuni välja enne kui ratas jõuab päris lõpuasendisse. Ja seda ma ka kartsin, et see juhtub. Ja miks see ka juhtub, on sellepärast, et kui vaadata nüüd, kus asub siis teljetsenter ja kui kaugel asub käändmiku küljes olev siis rooli otsa see saba, siis kui vaadata, mul ei ole siit ühtegi võtta, kui vaadata siis 210, kus pealt see roolilatt tuli, sellele ma arvan see rooli ots kinnitub umbes kuskil poolele maale sellest, mis ta on nii-öelda kutsikal siis. Ehk siis see jupp tuleb teha uus. Ma arvan, siia saab teha ilusa alumiiniumjupi, läheb poltiga kinni samamoodi ja ma arvan, et mingi probla ei ole, lihtsalt tuleb see kinnitus avada ja poole peale. Selleks, et seda õigesti teha, selleks ma tahaks võttagi õige mõõdu 210 käändmikult, kui kellelgi on, kodus saab ära mõõta, oleks lahe. Ehk siis põhimõtteliselt sellest tsentrist selle tsentrini, mis see distants on. Selle järgi ma teeksin lihtsalt uued need tükid, laseks teha. Paar asja veel, mis on probleemiks. Kas siit näeme? Sealt käib väga lähedalt mööda. Rooli varras, mis iseenesest ei ole probleem, aga mulle tundub, et üleval pool võiks olla rohkem ruumi kui allpool. Et siis uued tükid, mis tulevad, need ma keeran teisipidi. Praegu rooli ots kinnitub alla, aga siis keeraks ta ümber. Nii, et rooli ots kinnitub pealt. Ja siis saab need vardad kohe otsemaks. Kuigi, ma ei tea, võib-olla nad peaks ikkagi olema allapoole vaadatuna, sest kui raskus peale tuleb, siis võib-olla nad on palju paremini seal. Aga nüüd ma arvan, järgmine asi ongi see, et võtaks mootori uuesti kraana otsa ja sõidaks mootoriga siia vahele. Siis saab raskus peale lasta, näha, mis asendisse need rooli otsad seal lähevad ja teiseks saab näha ka, kas on piisavalt ruumi roolilati ja roolilati ja mootori karteri vahel siis. Nii, mootor sai vahele aetud. Kohe oli algus üks küsimus, et kas see survevoolik ulatub, mis tundub, et tegelikult isegi ulatub. Teisel pumbal on see enam-vähem samas kohas, võib-olla isegi veits tagapool, nii et ta jääb siia ilusti. Ja seal on ka natuke kannatab painutada, et tuleb ta õigesse kohta ilusti välja. Nii, aga nüüd põhiküsimus. Võtan lambi. Nüüd siis see põhiline küsimus, et kas on põhja all ruumi? Kurat, ma ei näegi siit. Päris vastas ei paista olevat. Mulle tundub, et ma pean vist teist üles tõstma auto. Muidu ei näegi.
Aga siia enne, kui ma üles tõstan, siis tundub, et maha lastes ikkagi nendest, tundub, et nüüd alla lastes, et nendest roolivarrastest ikkagi piisab. Nüüd üks hetkeks on nagu lahku jooks tekkinud. Mõlemad rattad on nii-öelda välja, et järelikult nendest piisab, et saab veits lühemaks keerata ja on rattad sirged. Ja on kõik hästi. Siiani läheb kõik hästi. Vaatame, tõstame eest üles, panen pukid alla ja vaatame siis põhja alt, kas on ruumi või ei ole. No nii, ma ei mäletagi, kus pooleli jäi, aga Mersul on nokk lennus ja sellepärast, et siia alla saaks siis selle alumise kronsteini paika panna, mis hoiab siis roolilatti siit alt kinni. Eks originaalis on, ta ulatub siia ettepoole välja sellel 210 kerel ja siin on eraldi kõrvad, aga mina siis lõikan ta põhimõtteliselt sillatala sisse. Ja selleks, et ta sillatala sisse ilusti jääks, ja sinna kuskile keerata teda kinni oleks, järjekordselt tuli appi Sander Siugov, kes siis Karli videos tegi Karlile selle, mis ta nüüd oli, lambda anduri adapteri junni, millega siis, mis sumpa külge keevitati. Ja nüüd ta tegi mulle siis sellised head tükid, see läheb siis otse sinna selle korvi peale, siia ma lõikan augu sisse, keevitan ta sinna kinni ja siis ta peaks otse sealt pesas istuma. Nii et kes Sandri kanalile eelmisest videost veel jõudnud, siis praegu panen siia kuskile nurka või siia nurka või siia nurka või siia nurka. Panen Sandri kanali lingi ja all videos on ka olemas Sandri kanali link, et minge kindlasti vaadake üle, et ei pea pettuma. Ma arvan, edit on isegi kõvasti parem kui meie oma ja kõik see, kuidas see tehtud on ka, kõik on nagu super kvaliteetne seal, et kindlasti kui juba siia kanalile sattusite, siis Sandri kanalil ka ei pettu, et vaadake kindlasti üle. Aga nüüd tuleks siis need avad ära puurida ja siis saab keevitama hakata. Läheme siis edasi, kui juba midagi näha on. Katse 2. Nii. Mida me näeme? Näeme seda, et ruumi on, kuskilt vastu ei käi. Ja ma ei tea, sellega läks siis ju suhteliselt lihtsalt. Nüüd tuleb siia see alumine kinnitus ainult teha veel, mis läheb siis altpoolt toestab seda ja läheb sillatala külge altpoolt. Ja siis ju põhimõtteliselt ongi see osa valmis. Ainuke asi, mis veel nuputada jääb, on siis see lõplik ühendus sealt siia teha. Vaat nii, ma arvan, et jätkame siin videot siis selle alumise nende roolilati kinnitustega, et nüüd on teada, et ilusti ära mahuvad ja ei ole muud kui lihtsalt edasi teha. No nii, ma ei mäletagi, kus pooleli jäi, aga Mersul on nokk lennus ja sellepärast, et siia alla saaks siis selle alumise kronsteini paika panna, mis hoiab siis roolilatti siit alt kinni. Eks originaalis on, ta ulatub siia ettepoole välja sellel 210 kerel ja siin on eraldi kõrvad, aga mina siis lõikan ta põhimõtteliselt sillatala sisse. Ja selleks, et ta sillatala sisse ilusti jääks ja sinna kuskile keerata teda kinni oleks, järjekordselt tuli appi Sander Siugov, kes siis Karli videos tegi Karlile selle, mis ta nüüd oli, lambda anduri adapteri junni, millega siis, mis sumpa külge keevitati. Ja nüüd ta tegi mulle siis sellised head tükid, see läheb siis otse sinna selle korvi peale, siia ma lõikan augu sisse, keevitan ta sinna kinni ja siis ta peaks otse sealt pesas istuma. Nii et kes Sandri kanalile eelmisest videost veel jõudnud, siis praegu panen siia kuskile nurka või siia nurka või siia nurka või siia nurka. Panen Sandri kanali lingi ja all videos on ka olemas Sandri kanali link, et minge kindlasti vaadake üle, et ei pea pettuma. Ma arvan, edit on isegi kõvasti parem kui meie oma ja kõik see, kuidas see tehtud on ka, kõik on nagu super kvaliteetne seal, et kindlasti
kui juba siia kanalile sattusite, siis Sandri kanalil ka ei pettu, et vaadake kindlasti üle. Aga nüüd tuleks siis need avad ära puurida ja siis saab keevitama hakata. Läheme siis edasi, kui juba midagi näha on. Kellel enne ebaselgeks jäi, siis kuhu need Sandri tehtud jupid lähevad, siis see on see originaalraam on ju. Ja siia siis need pesad. Ja see upub siis sinna sillatala sisse ära. Ma panen selle kohe paika, siis ma näitan, kuidas ta olema hakkab. Nii, nüüd on see siin küljes. Ehk siis siia ma puurisin avad 45 milli ja need treitud jupid siis upuvad sinna avasse sisse ära. Siit ma keevitan ilusti kinni ja ongi paigas, siit ta siis läheb, hakkab toetama sinna originaalkohtades, siia tuleb väiksed puksid vahele teha ja ongi nagu päris. Mis veel hea on see, et tegelikult see clearance'it väga ei mõjuta, seepärast, et ta on praktiliselt sillatalaga ise samal joonel, siit tuleb, mis ta tuleb, mingi 5 milli alla maksimaalselt. Et see ei tähenda väga midagi. Ja nüüd ei olegi muud, kui siit ümbert ilusti kõik puhtaks teha ja saab punktidega kinni panna selle ja siis on juba puhas keevitamise rõõm. Ja roolilatiga on peaaegu asi ühel pool siis. Ainuke asi, mis on jäänud siis veel see tuppamine koht täpselt sealt. On vaja ka veel ära saagida ja siis nagu, ma ei tea, siis valmis. Üritaks nüüd lõpuks selle roolilati teema kokku tõmmata. Ma olen seda mingi 6 aega teinud. Mitte nagu aktiivselt, aga kokku on selle peale kuskil 6 aega kulunud. Ja vahepeal siis eelmisest korrast on, mis ma tegin ära, keevitsin ülemised kõrvad ilusti kinni, keevitsin alumised pesad kinni, istub täpselt nii, nagu ma eeldasin, siit mingit madalamaks põhimõtteliselt ei läinud, istub sama kõrgel, kui ta enne oli, toetab ilusti roolilatti ära, see on siin väga tugevalt. Ja järgmine etapp siis on või oli rooli ärasidumine roolilatiga. Selleks on siin olemas mul juba 210 pealt siis liigend originaal. Ja mis siis välja tuli, kuna see asend on ütleme nii kutsika, see otstab kuskilt siit välja ja see nüüd tuleb veitsi külje pealt. Siis tekkis siuke jama, et seda tuleb natuke nagu nurga alla keerata. Aga kuna kutsika enda, siis see rooli sammas on jäik ilma ühegi kardaanita. Ainuke asi, mis siin liikuda võiks, on see kummi muff, aga see on ka täiesti kiivikõva. Töösõnaga see väga seda nagu painutada ei saa kuhugi poole. Ja kui ma oleks seda nüüd tahtnud sealt natukene niimoodi keerata, siis ta oleks jäänud täiesti pinge alla. Ja üks mure oli veel, see ots ei sobinud sinna 210 kardaani liigendi sisse, seepärast, et seal on ava suurem, kui see ühenduslüli on siis. Mis ma siis välja mõtlesin, mis ma leidsin, 210 originaal sammas siis. Sellel on siin otsas õige ots. Õnneks on Mersu nii tore, et need on täpselt ühesugused, ehk ma ei pea kogu rooli sammast ära vahetama kutsikal, vaid piisab ainult siis see on siuke sealt nii-öelda rooliluku tagant tuleb see poldiga maha ja need otsad on täpselt üks ühele. Teoorias nüüd peaks see külge minema ilusti.
mõlemast otsast ja tänu sellele, et tal siin vahel on nii-öelda siis, ma ei tea, liigendid on ju, siis ta lubab ka nurga all olemist, ehk taga ei juhtu mitte midagi, kui ta ei jookse täiesti sirgelt. Sellega poleks seda võimalik olnud teha. Nii et, ma ei tea, paneme selle külge ja siis näitan juba, mis saama hakkab. Ja noh, ma ei tahtnud siia ka ise mingisugust kuradi samast hakata leiutama, kuna ikkagi on tänava autoga tegu. Sooks hea, kui siin on see avarii summuti küljes ja siin on see liigend peaks samamoodi ära hoidma selle, et sul avarii puhul rooli sammas ei sõidaks sulle endale sisse. Nii et panen selle külge ja vaatame edasi. Nii siis, mis siit näha on? Nagu lubatud, siit poolt istub otse originaal rooli samba külge. Siit võib veel polt läbi panna. Ja liigub ilusti mööda siit armatuuri alt otse lati külge. Ehk siis praegusel hetkel on rooli latt omavahel täiesti ühendatud. Rool pöörab. Ja ma arvan, et sellega on siis rooli lati saaga huvitavam osa läbi. Kokkuvõtteks siis põhimõtteliselt läks kõik 210 originaal-jupid kasutusse. Latt, see lati kinnitusraam, kardaan ja sammas. Kõik siis 210 omad. Rooli otsad läksid Opel mingisugune Meriva omad äkki. Ja need sisemised otsad jäid siis 210 originaalid. Tegelikult ei ole veel kogu see nii-öelda sillalahenduse asi lõplik, seepärast et käänmiku külge minevad siis need roolihoovad, see on siis kutsik originaal, need veel tulevad, need ma lasen CNC-st lõigata ja mis nendel muutub on see, et tulevad sama pikad nagu on 210 originaalis, ehk siis ava ei ole mitte siin, vaid on kuskil circa siin poole peal. See tähendab seda, et rool pöörab kiiremini, ehk siis vähemate pööretega ja eks see geomeetriga on siis parem, sest et mõistlik on teha täpselt nii, nagu ta seal originaalauto peal välja mõeldud. Võt, selleks videoks siis ma arvan, et on kõik. Uue video teema võin ka ära näidata. 6 aega varem lubatust jõudis kohale uus turbiin ja sellega on ka paar challenge'it, aga sellest juba järgmises videos. Jah, rooli teema sai korda. Turbiini ka korda saab, siis saab juba kõik tagasi vahele tõsta. Vahepeal võib-olla peaks ära tegema veel need lubatud juhtmetööd seal kapoti all. Ja kes võib-olla tähele on pannud, siis üks järgmistest töödest on ka külmaõhu sissevõtt. Selle tarbeks ma olen paar plastikust asja välja printinud. Mõte on siis see, et need hakkab, see läheks kuskil siia tuleks ava ja stanksi küljes on ka juba üks õhu sissevõtu ava ära tehtud. Aga sellest siis, kui juba sinna jõuame. Ja kes pole subscribe'inud, siis kindlasti. Nüüd on õige aeg see ära teha, seepärast et videoid ilmselt, ma arvan, tuleb äkki tihedamalt. Karlil on ka siin üsna kõva töö käsil, et äkki siin hooaja alguses saab natuke tihedamalt neid videosi, kui siin talvel tuli. Võt, näeme järgmine kord. Tšau!